Tere! Tervitan teid Harvestersi noorteteenistuse pühendumishetkel. Me oleme rääkimas orvu vaimu tervendamisest. Võtame koos aega ja vaatame oma südamesse. Kas sa oled kunagi mõelnud või lihtsalt kas või oma sotsiaalmeedia voogu vaadates mõtisklenud, miks kõik ometi nii katki on? Me näeme vägivalda, igasugust ahnust, mis ei näi kuidagi vaibuvat ega taltuvat ja igasuguseid suhteid, mis purunevad tühiste asjade pärast. Tavaliselt süüdistame poliitikat või majandust, aga mis siis, kui see põhjus on hoopis vaimne? See, mida me näeme, on kaasaegne orvuühiskond. Sest isegi kui inimestel on olemas vanemad, valitseb sügav isatuse tunne. See on eraldatus Jumalast, mis paneb meid tundma ennast nii, et me peame ise võitlema, ise rabelema, ise midagi saavutama, ise ennast kaitsma. Sest et keegi teine justkui ei tõtta meile appi, keegi teine justkui ei huvitu meist, keegi teine ei hoolitse meie eest. Me käitume nagu orvud, sest me oleme unustanud selle tõsiasja, et meil tegelikult on isa olemas. Nüüd, see orvu probleem ei ole alati olnud, ei ole alati olemas olnud ega alati nii olnud. Aga mõistmaks, mille me üldse kaotasime ja miks me kaotasime, peame vaatama inimkonna ajaloo algeid. Me peame vaatama inimkonna ajaloo esimesi hetki. Moosese esimeses raamatus näeme, kuidas Jumal loob Aadama, kuid see polnud lihtsalt mingisugune kliiniline teadusprojekt. Piibel ütleb, et Jumal puhus temasse isiklikult omaenda hingeõhu ja omaenda eluvaimu. Mõelge nüüd sellele, kõige esimene asi, mida Aadam võis kogeda, oli isa hingeõhu soojus. Esimene nägu, mida Aadam nägi, oli Jumala pale. See on niivõrd imeline. Aadam ei pidanud oma kohta välja teenima. Ta ei pidanud pingutama ega ennast kuidagi tõestama. Ta loodi lähedase suhte jaoks. Jumala algne eesmärk ei olnud see, et me lihtsalt kummardaksime teda, ülistaksime distantsilt, mitte mingisugust kuningat, keda me ei ole näinud, keda me ei tunne, keda me ei tea. Tema eesmärk oli lähedane osadus inimesega. Ja Aadamaga oli tal nii tihe side, kus polnud ruumi ei hirmule ega ebakindlusele. Kui aga nüüd stseenile ilmub saatan, siis tema eesmärk ei olnud lihtsalt panna meid reegleid rikkuma, vaid ta tahtis meid sellest lähedasest suhtest lahutada. Ta tahtis, et me elaksime Jumala armastusest sõltumatult. Kui sa elad orvu vaimuga, siis sa tunned, et sa oled täiesti üksi. Sa oled justkui ellujäämisrežiimil. Ent kui sa elad poja või tütrena, siis mõistad, et sinu eest kantakse hoolt. Jeesus püüdis seda mõtteviisi meie jaoks selgitada, näidata. Kui sa mäletad, kui jüngrid küsisid, et õpeta meid palvetama, siis mida Jeesus ütles? Ta ei öelnud näiteks pöördugem universumi suure Jumala poole, pöördugem universumi suure arhitekti poole. Ta ütles lihtsalt, palvetage nõnda, meie isa.
meie isa, kes sa oled taevas. Ta juhatas meid seega tegelikult tagasi Eedeni aeda, tagasi silmast silma lähedase osaduse juurde. Niisiis, tänane küsimus on järgmine. Kas sa elad nagu orb? Kas sa oled kurnatud katsetest tõestada oma väärtusi või kaitsta oma huve? Jumal ei oota sinult rohkem teenimist või usulisi kohustusi. Ta igatseb suhet sinuga isiklikult. Ta tahab puhuda selle elu tagasi sinusse ja tuletada sulle meelde, et sa ei ole selles maailmas üksi. Sul on isa, kes on oodanud, pikisilmi oodanud, et sa lõpetaksid sihitu ringi jooksmise ja hakkaksid taas koos Jumalaga käima, koos isaga käima. Niisiis, ärme elame enam nagu orvud. Hakakem elama nagu armastatud lapsed. Ma palvetan su eest. Isa taevas, ma tänan sind igaühe eest, kes seda videot vaatab praegu ja ma tänan sind, et sinu püha vaim kõnetab igat südant. Ma tänan sind, et sinu kallis püha vaim toob igasse südamesse rahu ja rõõmu ja kindlustunde, et me kõik oleme ühe isa lapsed, me oleme Jumala lapsed, me oleme Jumala pojad ja tütred ja me ei pea käima ebakindluses. Me ei pea käima selles tundes, et ma ei kuulu kellelegi või keegi ei taha mind. Jumal tahab meid ja me täname sind, kallis Jumal, et sina kui meie isa oled alati ootamas meid, et me tuleksime sinu juurde. Aita isa meil panna maha kõik koorem ja kõik see, mis meid vaevab ja panna see sinu jalge ette ja joosta sinu embusesse. Tänu sulle, issand, et sina armastad igat ühte meist ja sina embad igat ühte meist ja võtad meid kõiki omaks. Tänu sulle, issand, Jeesuse nimel. Amen. Aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid ja ma julgustan sind, pane videole üks like ja jaga seda oma sõpradega. Järgmise korrani, õnnistusi sulle!